Kliimamuutused mõjutavad juba kogu maakera ning Euroopaski muutuvad üha sagedasemaks äärmuslikud ilmastikunähtused nagu põud, kuumalained, tugevad vihmasajud, üleujutused ja maalihked, veekogude hapestumine ning elurikkuse kadumine. Eestis on õhutemperatuur alates 1960. aastatest tõusnud keskmiselt 0,4 kraadi 10 aasta kohta ja see peegeldub ka Peipsi järve veetemperatuuris. 2019-2020 aasta talv oli näiteks teadaolevalt esimene aasta, mil Peipsil püsivat jääkatet ei tekkinudki. Erinevad kliimaprognoosid ennustavad aastateks 2071 kuni 2100 kevadise suurvee nihkumist kuni 3 kuud varasemale ajale, kui ta oli aastatel 1961 kuni 1990. Peipsiski võib see nihkuda jaanuarikuusse. Mida selline muutus tähendab ökosüsteemidele? Järve ökosüsteem reageerib kliimamõjudele mitmekülgselt. Organismide elutsüklite ajaline kulg muutub. Näiteks kalade kudemise aeg võib nihkuda varasemaks, tuues endaga kaasa ka teiste liikide kohastumisvajaduse, mis ei pruugi muutumise survele vastu pidada. Peipsi veetaset ja suuresti selle kaudu kogu järve ökosüsteemi ning seda ümbritseva keskkonna seisundit mõjutab otseselt õhu- ja veetemperatuuri stabiilsus, sademete hulk ja aurumine, kuna Peipsi vesi on tuulte ja lainetuse mõjul hästi segatud ega kihistu suveperioodil nii nagu sügavates järvedes. Madala veetasemega ulatub Peipsis lainetus paremini põhjasetteid segama ja sinna aegade jooksul kogunenud fosforit veekihtidesse kandma. Fosfor aga on toitaineks vetikatele ja suurtaimedele, mille proportsionaalsus tavapärasest suuremaks muutub. Vetikate vohamisele aitab kaasa ka see, et kliimamuutuste tagajärjel on vähenenud lämmastiku juurdevool õhust järvedesse, mis on tekitanud järvedes lämmastiku defitsiidi, põhjustades mürgiste sinivetikate vohamist ehk õitsengut, millega Peipsis kaasneb kalade suremine, sest suur vetikamass, mis toodab päeval küll palju hapnikku, kasutab selle ööselise ära ning suure hapnikutaseme kõikumisega jäävad kalad hapniku nälga. Kliima soojenemisega kaasneb järvevee tumenemine. Valglalt järve jõudnud lahustunud orgaaniline aine muudab valgustingimusi ja vähendab vee läbipaistvust, mõjutades fütoplanktoni liikide kooslust. Mida rohkem on veekogudes lahustunud orgaanilist ainet, seda rohkem eraldub sealt atmosfääri CO2 ning seda tugevam on kasvuhoone efekt, mis omakorda võimendab kliima soojenemist. Kliimamuutused on globaalne nähtus, mille mõju on suurtel aladel sarnane. Seetõttu on ka Peipsi kaitsmiseks midagi konkreetset raske ette võtta, kuna kliimamuutuste mõju on üldjoontes samasuunaline inimmõjuga, mis väljendub järvede kiires eutrofeerumises toitainete liigse koormuse tõttu. Hetkel saame siiski järve olukorra halvenemist veel pidurdada. Selleks tuleb senisest veelgi rohkem vähendada asulatest ja põllumajandusmaadelt järve jõudva fosfori ja lämmastiku koguseid.